Kui me eelmisel korral näitasime teile, kuidas lapse naha ja puhtuse eest hoolitseda, siis sel korral näete, kuidas tagada, et lapsel oleks kõht täis ja ta kasvaks kenasti. Räägime imetamise algusest, mida tähele panna ja mida mingites olukordades teha. Tere, mina olen imetamisnõustaja. Tere, palju õnne lapse sünni puhul. Kuidas teil on siin lapse toitmisega läinud? Siin ma olen hästi, võtab ilusti. Kui vana laps tänaseks on? Täna alles tuli meile. Tänane. Kas lapse rinna haaramisega saab ilusasti hakkama? Tundub küll vähemalt, et siin ma olen väga ilusti. Imetamine valulik ei ole? Pigem natukene iga korraga läheb pausemaks. Laps tunneb ise huvi rinna vastu, et teda äratama ja ergutama ei pea, et te lihtsalt pakute rinda. Kas tema on teie esimene laps? Jaa. Et esimene kogemus? Just. On teil imetamise osas mingisuguseid küsimusi? Kui sageli seda üldse tegema peaks, et kas ma peaksin teda üles äratama, näiteks magabki kauem või kuidas ka täpselt? Kui teil täna on laps, kes ise annab märku ja teeb seda vähemalt paari tunnise intervalliga, siis tegelikult teda äratama spetsiaalselt ei pea. Aga kui mõni laps, kes huvi ei tunne ja ei söö väga tihti, siis on mõistlik teda aeg-ajalt siiski äratada ja teha neid toitmisi kusagil 2–3 tunniste intervallidega. Alguses on last hea imetada mõlemast rinnast, et rinnad saaksid piima tootmiseks vajalikku stimulatsiooni. Söömisaeg kestab umbes 20–40 minutit. Mõni toidukord vähem, mõni kauem. Mõni laps jääb rinnal kergelt magama. Sel juhul ei saa beebi kasvamiseks piisavalt rinnapiima ja teda tuleks natuke ergutada. Esimesel elupäeval on beebi sündimisest väsinud ja ta magabki palju, kuid hiljem tuleks beebit ergutada, et ta saaks korralikult kõhu täis. Kui ta jääb väga pikalt unelema, siis need põhilised võtted, kuidas last ergutada, on see sama käsi näiteks, mis siin selja taga toetab, et siit natuke masseerida. Tuletame talle meelde, et on söögiaeg. Või siis kasutada näiteks kas kätt või jalad alla alt masseerida. Väga hästi ei sobi ergutamiseks see, kui me hakkame siit põse juurest teda mudima. Sellepärast, et lapsel on siin peale sündi otsimisrefleks hästi tugev. Ja kui ta siin juba momendil on selle rinna ära aranud ja me siis siit kõrvalt hakkame silitama, siis võib olla, et ta otsib nüüd siit kõrvalt. Ta laseb rinna lahti ja vaatab, et mis ärritus see siit kõrvalt tuli. Et kas on siin teine rind, et siis selles mõttes see ei ole hea. Siis pigem siis võib-olla siit kõrvast kaugemalt juba siis ergutada. Esimestel päevadel on tegelikult üsna tavaline, et lapsed kaotavad oma sünnikaalu. Kuna see ternespiim on väikeses hulgas, ta on küll selline väga kontsentreeritud ja lapse sünnikaal võib langeda kuni 10%. Aga sealt maalt, kus tekib piimapõis, kus tekib selline suurem kogus piima ja pisut teise iseloomuga või koostisega piim, et siis hakkab lapse kaal ka hoogsalt kasvama. Esimestel päevadel ei ole väga mõtet mõõtma hakata, et kas ta sööb nüüd nii palju või naa palju, pigem pakkuda seda rinda ja loota, et ta saab oma kõhu täis. Aga aeg-ajalt siis vaadatakse sellist tööpäevast kaaluiivet, et hinnata seda, et kas see söömine on seni tõhus olnud. Päris piima rinda tulemine ja piimapais võib tekkida umbes 2–5 päeval peale sünnitust. Sel juhul muutub rind kõvemaks, piima võib lausa tilkuda ja rinnad võivad ka veidi pakitseda. Kui sellega kaasneb väike palavik, ei ole midagi halvasti. Kestva kõrge palaviku puhul tuleb kontrolli minna. Piimapaisu aitab leevendada see, kui lapsele sageli rinda pakkuda. Peale söömist peaks rind pehmemaks minema. Väga hästi leevendab, kui rinnahoidja sisse panna külmkapist võetud kapsapealehti. Seevastu suekompress aitab kõvast rinnast paremini piima kätte saada. Väga hea on enne imetamist sooja duši all käia või panna rinnale lihtsalt midagi sooja. Nii peaks beebiga piimapaisu ajal rinnast piima hästi kätte saama. Praegu me oleme teda toitnud ainult selles ühes asendis. Kas on muid variante, kui ma võiksin? Loomulikult on. Et see pikaajaasend on selles suhtes mugav, et peale sünnitust, kui naine tahab ise puhata, et siis see annab võimaluse lõõgastuda. On võimalik istudes, on võimalik poolpikali. Ema, kes on tükk aega last imetanud, leiab selle võimaluse praktiliselt igal momendil ja igas asendis, kui laps seda nõuab. Selle asendi puhul võib-olla kõige olulisem on see, et ema tunneks ennast hästi. Selleks, et ema selg
õlad ja kael pinges ei oleks, tuleb laps tõsta rinnale piisavalt kõrgele, selleks võib lapse alla sülle kõrgenduseks panna mõne kindlama padja. Siis ei pea ema last käte peal hoidma ja ei väsi nii ära. Kui imetamine kestab näiteks 45 minutit korraga ja ema teeb seda üle 8 korra ööpäevas, siis ilma toetamata muutub see emale koormamaks. Rinnale panemisel on oluline, et lapse nina oleks nibuga paralleelselt. Kui ta siis suu lahti teeb ja pea kuklasse lükkab, saab ta võimalikult palju rinnast suhu. Rinnanibu ümbritsevat tumedat ala väga lapse suu ümbert näha ei tohiks olla ja lapse nägu on tihedalt vastu rinda suunatud. Rinda ei pea sõrmedega lapse nina juurest eemale hoidma, sest kui last toetada turjast ja seljast ning pea saab vabalt liikuda, saab beebi ise oma asendit korrigeerida. Seega ei pea muretsema, et laps hingata ei saa. Üks oluline asi selle õige võtte puhul on ka see, et lapse alahuul on välja pööratud. Mõni laps kipub selle alahuule sisse tõmbama ja siis tavaliselt tema tunneb valulikkust just siin allpool osas. Ja kui nüüd laps liigutab suud, eks, et siis on näha see, et esiteks on tal siin väike lotikene lõua all ja kui ta imeb, need on tavaliselt sellised sügavad aeglased liigutused. Mõnikord on neelatus ka kuulda, eks. Mõnikord võib juhtuda, et laps võib vale võtte tulemusel rinna katki himeda. Jälgi, kas lapse võte on õige. Alguses ongi nibunahk õrn ja igal juhul võib imetamine olla esialgu tundlik. Aga kui on konkreetselt valus või on juba nibu katki läinud, tuleks kontrollida, kas võte on õige. Kui tavaline see on, et laps oksendab pärast söömist? Üsna tavaline ja võib-olla see ei olegi päris oksendamine, et sellist toidu tagasiheidet tuleb aeg-ajalt ja sageli on see niisugune, et see ei ole mitte seeditud toit, see on täpselt samal kujul toit, nagu ta selle ära sõi. Suhteliselt kohe pärast söömist tavaliselt peaks siis just on. Jah. See on mõnikord seotud sellega, kuidas laps sõi, kui ta süües ahnitseb, laseb lahti ja proovib uuesti ja ahmib seda õhku rohkem, siis õhk satub ka näiteks söögitorru ja ta teinekord tuleb uuesti välja. Ja tavaliselt lapsevanemad ehmatavad selle peale, et kui see kogus välja tuleb, siis see näib üsna suurena. Aga see näib suurena, sest ta näiteks satub laiguna meil kuhugi riiete peale, et kui me sama portsu paneksime mingisuguse topsiku sisse, siis tegelikult on väike kogus. Toidu tagasiheidet aitab ennetada lapse korralik rooksutamine. Peale igat söögikorda ja vajadusel ka söögikorra keskel tuleks laps õlale vertikaalsesse asendisse tõsta ja oodata, kuni õhk välja tuleb. Ma tean, et sul sünnitusjärgset istumisega probleemi ei ole, et äkki me proovime istuvas asendis ka, et seda asendit lihtsalt katsetada. Selle puhul... Ja, et selle puhul on ka kõige parem see, et sa toetaksid oma selja hästi ära. Et mõnikord võib panna ka selja taha ühe padja, näiteks vaatame, missugune nendest siin mugavam oleks. Et siis ta jääb sul siit hästi toestama. Ja selle asendi puhul on mõistlik leida endale sülle midagi, mis hoiaks lapse juba nii kõrgel, nagu rind ongi, eks. Ja kasutame isegi lausa 2 patja. Vaatame, tegelikult aitab sellest ka. Nii. Paneme siis selle rinna juurde jälle ja... Jälgi ka siin, et tita, nina ja nibu oleksid paralleelselt ja laps saaks võimalikult palju rinda suhu. On abiks, kui ema pigistab imetamise alguses paar tilka piima rinnast välja, aitab ka see, kui lapsel suu lähedal nibuga liigutada. Kui laps on endast väljas, tuleks ta kõigepealt maha rahustada ja alles siis uuesti rinda pakkuda. Kas imetamise osas on mingisuguseid mõtteid veel tulnud, et mis on veel vajaksid selgitamist? Ei teagi. See vist kõik ära küsitud. Sünnitusmajas on imetamisnõustamise toetamiseks mitmeid ämmaemandaid. Osakonnas olevad ämmaemandad ja on olemas ka erinevad kabinet, kuhu saab pöörduda. Et sinna võib alati ka juba koju minnes pöörduda. Tundub, et teil lapse toitmisega kõik laabub. Ja teeme siis nii, et kui teil muresid ei jää, siis otseselt kedagi otsima ei pea, te toimetate kodus oma soodu. Perearst ootab teid niikuinii ühel hetkel enda juurde, et jälgida lapse kaaluiivet ja kõik head teile. Stiina, Reigo ja Anne jäävad veel paariks päevaks sünnitusmajja. Järgmisel nädalal aga näeme, kuidas neil mööduvad esimesed päevad kodus.